Tervist! Läbi on saanud veesäästu kuu ja võtame need numbrid kokku, kuidas mul läks. Nimelt kasutab Eesti keskmine inimene kuskil 90 liitrit vett päevas ja ma võtsin niimoodi julgelt ja et kasutan sellest vaid kolmandiku ja võtsingi, et minu maksimaalne veekasutus oleks ööpäeva jooksul 30 liitrit. Vaatame, kuidas minul läks. Selline ongi minu veekasutus sellel eelmisel kuul mais ja kusjuures kõik päevad ma saingi sellest limiidi sees olla, välja arvatud need päevad, mis on pesemise päevad. Proovisin pesta ka eelmisel kuul käsitsi pesu, aga sealt tuli tegelikult isegi rohkem vett ma kasutasin, kui pesumasin oleks kasutanud. Ja sellepärast ma valisingi selle pesumasina valiku. Aga jah, need on need 2 päeva, mul lihtsalt said riided otsa ja pidin pesu pesema. Et sellepärast ma lasin 2 korda üle selle limiidi. Muidugi summaarselt ma tegelikult ei läinud üle sellest, sest et minu peamine kasutus on olnud siin värvi moodi vaadates, et kuskil 15 ja 20 liitri vahel oli minu päevane kasutus. Ma käisin muidugi vähem duši all, kui ma oleksin tahtnud ja ma arvan, et muidu oli täitsa okei. Küsisin inimeste käest, kellega ma kokku puutun iga päev ja ütlesid, et nemad ütlesid, et mina ei haise. Ma loodan, et nad ei olnud ka lihtsalt viisakad. Et loodan, et rääkisid tõtt. Aga see veekasutusjaotus oli mul siis säärane. Ma jõin hästi palju mahla ja limpsi vee asemel, kuigi tegelikult vee jalajäljena on vesi palju parem, sest et limpsi ja kõige selle tootmiseks läheb rohkem vett, kui ta päriselt see joodav litraaž oleks. Pesumasin ma kasutasin ainult 2 korda ja vaadake, kui suur see lõik siin on. Kraan, ma arvasin, et ma kasutan rohkem, aga tegelikult kraanist tuli niivõrd vähe võrreldes kogu selle muuga. Duši all ma muidugi tõesti kasutasin vaid niret, mis sealt tuli, eks ju. Et tegelikult peaks see dušš olema suurem, aga niimoodi ma kasutasin see kuu, seda duši all käiku. Ja kõige suurem siin röövel ongi WC peale tõmme. Sealt läheb 5 liitrit korraga. Ma pärast näitan igasuguseid meetmeid, mida ma kasutasin ja kahjuks mul seda WC poti oma ei saanud kasutada ja jäigi niimoodi, kuigi ma tegingi nõnda, et ma ei teinud kogu aeg, ei tõmmanud vett peale, mis mulle väga ei meeldinud, aga läks nii nagu läks, sest et muidu ma ei oleks saanud teha muid asju veega päeval. Ja siia juurde ma lisan oma otsingumootori kasutuse veejälje. Ma kasutasin otsingumootorit 627 korda, guugeldasin ja siin on siis näha rohelisena, et ma kasutasin tõesti tavalist otsingut. Ma kasutasin Ecosiat, mis on siuke rohelisem alternatiiv muudele otsingumootoritele, sest et Google'is on nüüd kogu aeg AI seal juures. Ja kui ma oleksingi kasutanud AI-d või ChatGPT-d, siis oleks mul tekkinud veejälg natukene üle 10 liitri. Need on nüüd milliliitrites, sest muidu seda ei oleks üldse näha. Et see nii palju on milliliitreid minu otsingutel ja kui ma oleksin kasutanud ChatGPT-d, oleks see litraaž olnud selline. Ja see on nüüd 627 otsingu peale ja AI-l on kohutavalt suur biljonites veejalajälg aastas, et see pani meid koheselt kui planeedina tegelikult joogivee pankrotti. Et palun ärge kasutage AI-d juba just ainult selle vee pärast. Seal on niivõrd palju teisi põhjuseid, aga palun hoiduge seda AI kasutamast.
Aga mida ma siis paigaldasin, füüsiliselt, mida ma paigaldasin selleks, et vett säästa? Ma panin teibiga siukse julla endale kraani taha, selle kraani käepideme lingi taha, et ma ei saaks seda päris täisvoolu peal lasta. Ja üllatavalt odav, mis olid areaatorid, nad on kuskil noh, ma ei tea, 3 või 4 eurot ja kui sa peaksid panema seda suure surve peale, et siis sealt tuleb õhku ka, et sealt ei tule ainult vett ja sellega tõesti säästab väga-väga-väga palju. Ja minge sinna ehituspoodidesse ja küsige isegi seda kõige kangemat, et mõned on siuksed, lasevad rohkem vett läbi ja mõned lasevad sinna rohkem õhku sisse ja tualettpotti, mida mul ei õnnestunud panna, mul on mingisugune kohutav tualettpott, mis ei lase mul seda paaki lahti teha, et ma seal kruvisin ja keerasin ja mida iganes ma kõike tegin ja ma ei saanud seda panna. aga mida mulle väga palju soovitati ka vaatajate poolt, et telliskivi panna näiteks sinna veeklosetti, veepaaki, et sealt, et siis selle võrra vähem tuleb sinna vett ja selle võrra vähem siis ka laseb see tualettpott vett sinna, et selle arvelt saab 100% säästa. Iseasi, kas sa oskad seda veepaaki lahti teha, ma ei saanud, kutsusin isegi naabri appi, aga vot ei tulnud välja. Ja muidugi leida siis säästlik pesumasina mudel, et mõned pesumasinad tõesti kaanivad seda vett nii, et vähe ei ole. Ja mõned kaanivad ka vähem ja muidugi on olemas erinevad režiimid, eks ju. Et alati vaadata siis, et kui palju mingi režiim või masin sul võtab seda vett. Vot nii. Ma nüüd näitan erinevaid meetodeid, mida mina kasutasin. Need on kindlasti veel ja võib-olla on isegi paremaid, aga lihtsalt need on, mida mina kasutasin, on see, et tõesti käte pesemisel jätta see surve madalaks. Ja mina tegin oma käed tõesti ainult korraks märjaks ja panin seepi peale ja alles siis alustasin uuesti vee kasutamist ja samamoodi madala survega ma lasin alates sõrmeotstest kuni allapoole, loputasin oma käed ära, et siis läks vähem vett. Et ma ei aja seda seepi oma käte peal laiali, et ongi see ülevalt poolt alla, et kõik on ühe korraga nagu puhtaks uhutud. Ja nõusid pestes ma tõesti kasutasin samamoodi, et jätsin surve väga-väga madalaks ja ma pesin väga palju oma käsi just köögis, sellepärast et siis mul läks see vesi, seebivesi läks nendele nõudele peale. Ja kasutasin muidugi vähem nõudepesuvahendit, sest et siis on vähem, mida maha pesta. Ja samamoodi nõude küürimise ajal hoidsin vett kinni ja kui ma loputasin ühte nõud, siis ma loputasin seda teiste nõude kohal, et siis nagu nendele tuli siis nagu nii-öelda ekstra vett peale, et oleks veel vähem siis pärast loputada järgmist. Duši all käimise meetod oli selline, et ma jätsin samamoodi surve väga-väga madalaks ja tegin esmalt oma juuksed märjaks, sellepärast et siis ei saa muu keha sellist külma vett endale kaela. Et ma tegin oma juuksed märjaks selle veega, mis soojenes. Samal ajal šampoonitasin siis, kui vesi oli kinni ja samamoodi kui ülejäänud kehaga, et kui vesi on kinni, siis ma seebitan ja küürin ennast ja siis samamoodi alustasin pealt poolt ja läksin kuni põranda pooleni, et oma keha pesta niimoodi, et ma ei ajaks seda seepi siis samamoodi ringi. Et selline oli see, kuidas ma duši all käisin. Ja pesu pesemise meetod, ega sealt ei saa väga palju rohkem midagi teha, et valida vett säästvaim programm ja teha kindlaks, et sul on masin täis, et sa ei teeks paar asja korraga. Et võimalikult pane see masin täis nii, nagu muidugi see mudel lubab, eks ju. Et ära pese tühja masinaga või pooltühja masinaga.
ja ma proovisin ka eelmisel kuul, et ma proovisin kasutada vett niimoodi, et ma pesin seda sama hulka pesu käsitsi ja mul läks rohkem vett, kui see pesumasin võttis selle tsükli peal. Ja vee laskmise meetod oli ka selline, no seda ma niimoodi rohkem ei teeks või siis noh, kergendaksin endal neid reegleid, et jah, panna midagi veemahutisse, noh, tellis või midagi sellist ja kasutada muidugi, kui sul on, minul ei ole, seda poole paagi kasutamise nuppu. Et tegelikult see säästab päris palju. Ja mida mina tegin, oli see, et võimalusel uriini korral ma jätsin selle vee tõmbamise vahele ja ootasin sihukest jämedamat häda. Ja mida ma ka tegin vahepeal oli see, et ma kogusin duši või kraani vett, et seda peale valada, et siis nagu säästa selle arvelt. Et noh, et kui mul on, no kujutad ette, et noh, kõht on lahti ja siis sa saad ainult, eks ju, 6 korda vett tõmmata ja juba on 30 liitrit täis, eks ju. Et noh, sealt tuleb vaadata, et kuidas sa nagu julged, et ma arvan, et ma pigem tõmbaksin ikkagi rohkem vett peale, küll nüüd mitte iga kord. Ja mida ma tegin, ma ütlesin lahti oma bideest sellel kuul, mis tegelikult on ju karuteene vee säästmise kohalt, sest et vetsupaberi tootmisel, see, kui mul oli ühekordsete toodete vaba kuu, et selle vetsupaberi tootmiseks terve kuu peale läks üle 11 000 liitri vett. Nii et ja puhtalt ainult minu jaoks, et ma pigem kasutaksin oma bideed, et ma kasutaksin võib-olla 100 liitrit vett selle 11 000 asemel, et seal jällegi, et noh, puhtalt sellepärast ma kasutasin vetsupaberit, et säästa seda, mis minul nagu paagist ja kraanist tuleb, eks ju. Aga tegelikult parem on kasutada seda bideed, et siis on palju parem jalajälg tegelikult üleüldiselt, mitte ainult, mis sul kraanist tuleb, eks ju. Ja joogivee meetod, no see on nüüd no kõik elementaarne, siin ongi nüüd 2 kriteeriumit oli mul, et vala endale nii palju vett, kui sa ära jood ja kui jääbki järgi, et siis jäta see järgmiseks korraks, et ei ole niimoodi, et jood natukene, siis viskad ülejäänud, eks ju, kraanist alla. Et mul tõesti on nagu üks suurem klaas on mul kogu aeg kraanikausi kõrval ja sealt ma joon. Et noh, ega sealt ei hakkagi midagi rohkemat tegema. Muidugi ma jõin rohkem mahla ja limpsi, mis tegelikult on suurema jalajäljega kui tavaline kraanivesi, eks ju. Tegelikult see lihtsalt ainult selle kriteeriumi suhtes oli okei, aga tegelikult ülejäänud mastaabis on tegelikult veel hullem. Ja mis mul olidki sellised plussid ja miinused oli see, et see oli tegelikult üllatavalt lihtne elu muutus ja ma nagu tegelikult noh, säästsin, eks ju, raha ja tegelikult ega midagi mu elus nagu otseselt ei muutunudki. Ja ma avastasin tegelikult seda, et kui lihtne on tegelikult kasutada vähem vett ja kuidas saab samad asjad saavad tehtud lihtsalt vähema veekasutusega ja ma olin nagu selles mõttes nii üllatunud, et tõepoolest, et noh, kas ongi nii vähe vett vaja, et mis ma olen siis kogu aeg pannud niimoodi, et kraan läheb kohe täis režiimile ja siis ma nagu kasutan niimoodi väga-väga lahedalt seda vett, et no tegelikult saab väga-väga-väga palju vähesemaga saab tehtud. Aga mis mulle ei meeldinud, oli see, et lühikesed ja harvad duši all käimised, et seda ma nagu korrata väga ei tahaks, mulle meeldib ikkagi rohkem duši all käia. Ma niikuinii ei käi iga päev pesus, eks ju, aga nagu see, mis mul seal selles kalendris oli märgitud, et ma tahaks sellest natuke rohkem ikkagi käia pesus. Ja see vee peale tõmbamise säästmine oli küll noh, natuke võib-olla lihtsalt liialt ebahügieeniline, et ma ikkagi tahaks rohkem vett peale tõmmata, aga tõepoolest, kui sul on võimalik, siis eriti kui kasutada bideed, siis see bidee niikuinii tegelikult laseb natukene sinna seda vett peale, kui sa ennast pesed. Et minul isiklikult koos selle bidee kasutamisega ma tõesti saan jah, jätta vee peale tõmbamise natukene vahele mõnest kohast, eks ju, aga mitte nii palju, kui ma seda see kuu tegin. Ja tegelikult ega rohkem ei olegi, et see oli üllatavalt lihtne kuu, väga tegelikult on vee säästmine palju lihtsam, kui ma arvasin.
Kõige raskem oligi ainult see, et ma pidin seda lihtsalt mõõtma. Aga muu ma oleks nagu puhanud nendest eksperimentidest, et vett oli tõesti lihtsam säästa, kui ma arvasin. Ja järgmine kuu on mul prügivaba kuu, kus ma ei tohi mitte midagi välja visata, mis tähendab, et ma pean siis ostma asju niimoodi, et ma ei tekitaks prügi endale. Aga ja me näeme järgmisel kuul ja aitäh!